huvitav on analüüsida siis oma soovide seda suurt kammat. Istun siin altari ees ja püüan nagu tegeleda vaimse praktikaga, lugeda Jumala nimesi ja puudutan pühad olessipuud ja palvehelmed ja et siis transformeerida oma teadus nii, et tekiks õiged soovid. Et soovid, kunagi oli saade ka raadiost, mul Vene ajal mäletan, oli ka välismaa lugusid lasti, muidu nagu eriti saanud, siis sealt soovid, et see oli nagu soov kuulata kihtisi lääne muisa lugusid. Ja meil see soovide kamma, mida me soovime, see on ka nii lai filosoofiline teema, et mõni ütleb, et Jumal tänatud, et Jumal täida kõike soove, et elus ka nii rumalad etapid, kus sa lähed kaasa, eks ju, mingite luupidega, mingite mallidega väljaspoolt ja soovid midagi ja pärast naerad, mõtled Jumal tänatud, eks. Et ma ei saanud seda. Ja mida meile võimaldatakse, mida ei võimalda, võimaldatakse kõike, eks ju, aga samal ajal meil kaitse ka, lapsevanema kaitse peal, et kui väike laps tuleb ka, et ma tahan kastijäätis, siis tal on väike kaitse peal vanematelt, et kastijäätist on natuke palju. Et südame hinge soov armastada kõike ja olla armastatud, tunda seda teadustada. See on nagu hinge siis selline, nagu suhkruomadus on magus olla, nii see on hinge omadus. Ja need soovid siis alguses ekspluateerida ja kehalisel ja meenelisel tasemel, et kõik soovid täituksid. Materiaalne küllus, seksuaalne nauding, eks ju, kuidas kõik mind imetleksid, kuidas ma olen ilus, tark ja rikas. Kõik see on meil niivõrd sees siin materiaalses maailmas elu järel, siin olelusvõitluses. Ja on pikk teekond jõuda iseendani, hingeni ja tõeliste puhaste soovideni, kuidas sa soovid, et sinu ja Jumala soovid ei erineks. See ei tähenda, et sa lahustud. Aga mida Jumal soovib? Kui ta on loonud selle mitmekesisuse, kui sa loed pühakirju ja pühendunute elusid, kes on teadustanud ja kes on suhtlevad Jumalaga, siis sa näed nende soovide kategooriaid, eks ju. Et see on selline igavene võistlus kahe armastatu vahel, ütleme, kas sa oled sina ja Jumal või sina või sõber või keegi lähedane elusolend või üldse kõik elusolendid laiemas mõttes, et see teenimise taas see meeleolu, see armastus lähebki tööle siis, kui näiteks, et sina ja mina istume siin ruumis ja siis mina mõtlen, et kuidas ma saan sulle meelehead teha, sind teenida. Ühesõnaga unustan iseenda ära, võib-olla ma ise tahaks hoopis teist asja teha, mõtlen, et kuidas ma saaks sind rõõmustada. Ja sina mõtled, et kuidas sina saaksid mind rõõmustada. Ja siis me võistleme, see on selline armastuse võistlus. Mõtlen, et ei, peast sul hea on, eks ju. Ja sina mõtled kogu aeg, et vahet ei ole, et ära pane mind tähele, et kuidas ma saan sulle kasulik olla. Ja siis käib selline võistlus pühendunu ja Jumala vahel ja armastavate elusolendite vahel. Ja see ongi see mäng ja liila ja see loomulik preema, see puhta armastuse flow. See igavene vool, et saaks sinna sisse siis nagu oma soovidega ka kuidagi. Soovid transformeeruks omaguse püüdmatuks, puhtaks tingimusteta armastuseks.